Tšau! Hetkel olen ma Atlandi ookeanis, Lõuna-Prantsusmaal, imeilusas Hendaye linnas. Ja siit algab mu 800 kilomeetri rett läbi Pyrenee mäestiku. Nii et lähme! Esimene lõunapaus tehtud. Selle raja nimi, mis ma kõnnin, on Haute Route Pyrenees, ehk siis HRP. Ja tegu on siis mitteametliku rajaga, mis tähendab seda, et see rada pole mitte kuidagi märgistatud. Ja selle tõttu ka igal inimesel, kes selle läbi teeb, teekond natuke erineb. Aga üldiselt nagu numbrid, millega nõustatakse, on see, et raja pikkus on kuskil 800 kilomeetrit. Ja sellest veel tähtsam on see, et tõusumeetrit tuleb tervelt 50 000, mis on ikkagi väga suur number 800 kilomeetri peale. See rada on ikka selline, et kohe algusest peale aina üles. See 50 000 tähendab seda ka, et sa ronid 50 000 ülesse ja samas 50 000 pead alla ka ronima. Sest rada algab merepinnalt ja lõpeb merepinnalt. Atlandi ookeanist Vahemerre. HRP puhul on point see, et läbida Pyrenee mäestik ja püsida samal ajal võimalikult kõrgel. Ja Pyrenee mäestikus on ka sellised rajad nagu GR10 ja GR11. GR10 on siis Prantsusmaal ja GR11 Hispaanias. Ja mõlemad need rajad läbivad ka Pyrenee mäestiku, alustades Atlandi ookeanist lõpetades Vahemeres. Aga nendega ongi see, et nad püsivad rohkem madalamal ja seal on võimalus ööbida rohkem kuskil hotellis ja niimoodi. Tere hobune, kes elu mäe peal on? Ja ikka. Sõbrad on sulle seemal. Mis ikka, head isu. Õhtusöök söödud, telk püsti, siin tuleb varsti magama ära, sest see kell hakkab juba 10 saama. Täna oli suht hiline algus, buss saabus Hendayesse alles 12:40, siis ma pidin üle 3 kilomeetri sinna alguspunkti veel kõndima. Mingi 2:30 vist alles alustasin nagu selle õige rajaga. Täna kõndisin siis, ma ei tea, kuskil 20 kiltsi vist. Täna oli ikka päris palju selliseid hästi ikka selliseid järsud tõusud nagu. Üsna väsitav. Tõusumeetrit tuli vist täna natuke üle 1000 midagi. Kindlasti homme jalad annavad tunda. Ma arvasin, nagu alguses on rohkem sellised väiksed mingi kõnkamoodi asjad siin. See on ikka reaalsed mäed ja väga ilusad vaated on. Ma ootan põnevusega, mis mind ees ootab. On teise matkapäeva hommik ja mul avanes Tellist väljudest täiesti uskumatu vaade. Et juba ma olen paljudes pillades kõrgemal ja minust allpool on lihtsalt valge maapind. Päris ilus rada. Nii kilomeeter lihtsalt kõnnin junnide peal. Sain siin enda ööarvud jälle täiendatud. Esialgu on veega küll päris hästi, et pole juhtunud sellist asja, et vesi saab täiesti otsa. Kuigi mõned inimesed olid nagu kirjutanud, et vesi võib olla problemaatiline just siin alguse poole. Teises päevas siis paar tundi on juba kõnnitud. Rahulikus tempos kõnnin. Täna on aega rohkem. Kõndides on mul sellised vaated. Väga ilus. Tere kanad. Koertega väike vestlus. Õnneks läksid läbi. Täna ma ööbin mõningate kaaslastega.
pole midagi teha. Ma oleks juba mingi tund aega tagasi telgi püstinud, aga ei olnud sobivat kohta. Siin on mingi väike nurgake tee ääres. Aga jah, siin on mõned lehmad mulle seltsiks ja siis hobune kolistab oma kelaga siin kõrval. Olete mulle telki nuuskima ei tule. Täna tuli päris korralik selline ligi 11-tunnine matkapäev. Et ma arvan, et sai kuskil 25 kilti kõnnitud ja kindlasti üle 1000 meetri tõustud jälle. Aga praegu ma ööbin kuskil umbes 700 meetrit merepinnast. Veel ei ole üle 1000 meetri kõrgusele jõudnudki, kuigi tõusumeetreid on nii palju. Aga see rada ongi selline, et kogu aeg käid üles-alla ja Püreneede kõige kõrgem tipp on tegelikult kõigest 3404 meetrit, mis ei ole ju teab mis kõrgus. Aga jah, eks vaatame, mis homne päev toob. Homme peaks jõudma esimesse poodi, mis mul siin matkateel on. Täiendan natukene magusavarusid. Otseselt toiduasju vist ei ole vaja, mul veel on nuudleid ja putru ja müslit ja aga mingid küpsist ja pähklit ja šokolaadi võib ikka osta. Tänane päev algab kohe tõusuga, saab juba kohe higistama hakata. Töösel ei maganud kõige paremini. Ma mõnest kohast keha pealt veits ära põlenud ka, kuigi päikesekreemi ma panen, aga arvan lihtsalt higistan selle maha. Aga jah, öösel tuli mitu korda see hobune enda kellukesega minu telgi juurde. Ja siis ma talle hüüdsin midagi. Siis ta pani jälle jooksu üles mäkke ja aga varsti oli jälle tagasi. Praegu on kell mingi 9.50. Loodan, et ma jõuan õigeks ajaks sinna poodi. Sest võib olla nii, et kella 1 pannakse see kinni. Siis tehakse alles mingi kell 4 uuesti lahti. Seal all on pood, kuhu ma üritan jõuda. Kuskil pool tundi on veel aega. Siin on ikka päris kõva langus. Ja pärast tuleb see kõik tagasi rannida. Ma loodan, et jõuan poodi enne ühte. Sain siin poes käidud ja tegin väikse lõunapausi ka. Aga huvitav poekultuur on siin küll, et ma kiirustasin väga palju, et jõuda õige ajal poodi. Enne ühte, siis ma arvan, et 1 pannakse kinni. Ja 12.40 olin poes ja juba siis poemüüja tuli minu juurde mind välja ja paneb kohe kinni. Praeguseks on siis kokku kõnnitud mingi 62 kilti. Nüüd liigun siit Aldudese linnast, kus ma praegu olen. Hakkan Leskuni poole liikuma, kuhu on 98 kilomeetrit. On siin paberil kirjas, tõusumeetrid on 5520. Päris korralik ja tundub, et nüüd hakkab rohkem ikkagi tõusma, et päris nii maapinna ja merepinna lähedusse enam ei lange. Täna hommikupoole oli veel üks huvitav seik, et kõndisin metsas ja mingi hetk, kus rada lõppes ära, siis ma vaatasin kaardi pealt, et ma olin veits mööda pannud enda rääga. Siis ma natuke seisin seal, mõtlesin, mida teha. Ja siis minu tagant tuli üks meesterahvas. Tuli välja, et ta teeb ka seda sama rada. Belgiast pärit Peter. Me koos vaatasime, mida teha ja nii-öelda leiutasime mingi enda raja, ronisime kuskilt suvalisest kohast alla ja mingi tund aega kõndisime koos. Aga temal on juba praegu 5. päev. Ilmselt ma teda ei näe, sest ta liigub palju aeglasema tempoga. Aga mõnus oli, või täitsa tore oli küll temaga jalutada. Praegu olen jõudnud siis 908 meetri kõrgusele Errola tipu, kes paistab, kas täna üle 1000 meetri ka jõuab. Näälekas on see, et lõuna oli alles mingi 300 meetri kõrgusel umbes. Suur rannimine jälle. Mingi viimane kilomeeter on olnud tõeline unelmate rada. Lihtsalt selline sirge, tasane asfalttee. Vahel jopab.
siis õhtuks 1092 meetri kõrgusele. Lõpuks sain üle 1000 meetri. Siia platsile ma jäingi ööbima. Tänased tõusud ja langused olid vist siiamaani kõige sellised järsemad ja päris kurnavad, et üks võttis läbi. Eks vaatame, mis tulevased päevad ees ootavad. Hommik algab jälle tõusuga, nagu ikka. Täna hommikul oli see esimest korda, kui mu telk ei olnudki, õigemini telgi kate ei olnud läbi märg. Meil on iga hommik ikka päris märg olnud. Ma arvan, et äkki see ongi sellepärast, et praegu ei ole minu kohal nagu pilvi. Varem eelmised hommikud ma olin justkui nagu pilve sees ärkasin. Praegu ühes suunas eemal nägin ka minust allpool ilusaid valgeid pilvi. See on alati tore vaatepilt. Proovin sellest tõusust jagu saada. Olemegi 1220 meetri kõrgusel. Ma ei tea, kas kaamer seda märgist hästi näitas. Päris huvitav plats on siin üleval keskel. Aga tundub, et nüüd läheme jälle alla. Hobuste võidujooks. Kes võidab? Miks te nii aeglised olete siis? Läheb. Ma tulen ka järgi. Ei, liiga kiiret mine jaoks. Hobustel oli nii kiire jooma, et pidi kohe alla jooksma näest. Kõrval on hunnik lambaid ja teisel pool on lehmad ja hea seltskond koos. Jah, on hea vesi. Tegin just Ugur-Kui jää ääres umbes 1,5 tunnise peatuse. Sain sult vett ja sõin ja siis tegin seal jäävees endale ka korraliku pesu. Ei tea, kas ma nii madalas vees olen varem ise ennast pesnud, aga päris naljakas, kuidas ma seal aelesin. Kõrval on kellegi jäänused. Aga kell on tegelikult saanud 6 ja kõnnitud on ka mingi 24 kilti. Vaatan mingi tund või paar ikka veel ja siis aitab küll. Nagu ikka, ma sättisin ennast magama ja kuskilt tuleb mingi lamba kärinud segane. Ja kurat, vaatame, mis toimub. Lähevad üles. Ma loodan, et enam alla tagasi. Nad olid päris lähedal, ütsin ja nad jooksid ära. Täiesti lõpp. Tuul on nii tugev, et ta surus ühe telgi mu postidest täiesti vastu maad. Ma juba arvasin, et telk on katki, aga tundub, et jäi terveks. Kes on väljas vaatama, mis see toimub. Sees panin praegu kotti vastukaaluks. Kui kotti siin poleks, oleks see nurk vastu maad. Lõhker tuul on, täna vist magada ei saa. Hommik jätkub täpselt samamoodi. Juba
ära talume ja lihtsalt oma muru edasi näksime. Okei, selge. Kätte on jõudnud siis juba 7. päev, kui me ei eksi. Eile siis jõudsime esimest korda üle 2000 meetri. Miks ma eile rohkem ei filminud, oli see, et mul aku suri ära ja ei viitsinud kotist uut akut otsida. Igatahes jõudsime 2000 meetri kõrgusele. Peale seda tuli kohe 1000 meetrini laskumine Leskuni linna. Eile ma jõudsin sinna kahjuks nii hilja, et pood oli juba kinni, ei saanud toiduasju osta. Aga ma sain ühes baaris käia, sain seal õlle teha ja kõik enda elektroonika täis laadida. Eile peale seda otsisin linnast väljas magamiskoha. Ja täna hommikul jalutasin linna tagasi, sest mul oli vaja poes kindlasti käia. Ostsin igavese hunniku toitu ja palju snäkke. Võib-olla natuke läksin liiale, ma arvan, mul on nüüd mingi nädala toit. Kott on küll praegu nii raske. Mul on kõik see toit ja veevarud on ka täitsa täis. Aga Leskun oli küll täitsa tore linnake. Seal, kus ma toitu ostsin, valmistavad koha peal ka mingeid kergeid sööke. Väga maitse oli. Ja 4,90 ei olnud üldse palju sellises eest. Kusjuures eile siin baaris läks ka kohalik blond õlu. See oli väga hea. Läks ka ainult 3,50 maksma. Ega Eesti baaris ei saa ka näidata 3,50 eest enam õlut. Linnas oli veel veevõtu koht, kus sain kõik vee ära võtta. Ja see oli avalik WC ka. Väga tore linnake. Külastage. Käe peal väikesed minivillid päikesest. Leskuni poes olid müügil sellised karamelliseeritud pähklid, ülihead. Väike puhkepaus udu sees. Midagi näha väga ei ole. Tere koer! Kuule, räägi, kas sa oled mingi karjakoer või? Või mis sa siin mägedes teed? Kui sa oled karjakoer, kus su karja on? Kuule, ära kõnni nii kiiresti, ma ei jõua järgi. Appi. Sul on hea kõndida, sul pole ju seljakotti. Noh, läheme. Sul astusid otse junni peale. Jälle sa lähed nii kiire. Appi. Tore, sa vahepeal seisma need jaotad. Normaalne, lihtsalt sõbra endale. Me lähme edasi. Kuule. Mis asja? Sinna ma küll järgi ei tule. Tee läheb ju siit. Nii palju siis meie sõprusest. Ta vist lähebki enda karja juurde seal kuskil allpool on kellatelin. Eks ma just lähen üksi edasi. Kurb. Tegin just lõunapausi ilusa Arleti järve ääres, kus on ka järve kõrval on öömaja ka, Refuge, Arleti nimeline. Seal oli rahvast küll. Siia poole jalutades ka tuli vastu mingi 10 inimest mägedes. Inimesed käivad ikka mägedes puhkamas, mis on tore. Järvest võtsin natuke endale joogivett ka ja minu suureks üllatuseks oli järve vesi jumala soe nagu. Hakkas lõunat süües päris külm, et panin jope ka peale. Noh, me oleme praegu 2000 meetri kõrgusel ka. Ja ilm on kogu aeg pilves. Vahepeal natuke jahedust sellele päikesele ja kuumale, mis ma kõik need päevad tundnud olen. Nii, oleme jõudnud Ibonde Estanese järve äärde, aga näha pole jälle midagi, sest on täielik udu pilve sees. Täna oli ikka väga korralik päev, ilmselt selle matka kõige
suurem päev. Kõndisin kuskil 29 kilomeetrit, tõusumeetreid oli üle 2200, see on väga palju. Leskunist alustasin alles kell 10, praegu on kell 8:30. Aga lihtsalt täna oli nii hea tuju ja otsustasin rohkem kõndida. Kuidagi enamus päevast oli nii ilusates mägedes ka ja mõnus oli. Aga nüüd siin sättisin telgi püsti ja ma arvan, et ma lõpetan selle, mis mul enne poolikuks jäi. Ehk siis Uncle Ben's. Aga eks siis vaatame, mis homme saab. Tore päev oli ja ootan õhtusööki. Väike õhtujooks. Igal pool on mingid jõhkrad tõusud ja sellised kallakud. Aga siin väikene tasane pind. Ja sellest saab minu 8. päeva ööbimiskoht. Valmist ongi. Kui siin ühes nurgas on just selline suur kivilahmake sees. See on natuke improviseeritud. Aga ma arvan, et väga tipp-topp. Saab magada küll siin. Täna on siis jälle päris korralik päev. Kuigi enamus päevast on selline suht pilve sees kõnnid, et nähtavus on minimaalne, siis täna ma nägin ikkagi nagu päris ilusaid mägesid ja nägin esimest korda lund. Ma nägin kindlasti kõrgemaid mägesid, mis ma siiamaani näinud olen. Teen veel väikse õhtusöögi ja magame ära, et homme tuleb ilmselt ka väga raske päev. Kell on 11:35 ja tänaseks oleme tõusnud siis 900 meetrit. Päev on alanud päris korralikult. Nüüd vist liigume sinna poole. Esimest korda näen ma endast allpool lund. Eks olen mingi 2400 meetri kõrgusel umbes. Suht pilves on, aga midagi on näha ikka. No nii, siin tuleb juba midagi vähe põnevamat. Ta oligi aeg. Kui ma siin muru ja mingite junnide peal kõnnin. Eks läheme sinna, kuhu hobune ei tule ja leht miine ei pane. Raskemas osa saigi läbitud. Nagu tasuta sõitluspark, ainult ronimisveed ei ole. Aga mis ilusasse kohta me nüüd jõudsime. On tipplumega. Siin on väga ilus sinine järv. Ja siin on lund veel. Väga ilus. Ma olen siin ilusa Aremulti järve ääres. Vesi on küll päris külm, aga mu viimasest pesust on päris mitu päeva möödas ja peab ikka pesema ära ennast vahepeal. Riided ka aisavad, et rõven alla. Eks kannatame selle külma vee ära, aga vähemalt on siin väga ilus. Sai palju värskema tunde. Natuke külm on ikka, aga
kiiresti üles ronida, et soe hakkaks. Noh, matka esimene vigastus. Kuradi, võin pea ära, ma ei tea, kas siin midagi näha on. Natuke veritab ka. Ma ronisin siit alt kivide pealt üles. Ma ei pannud tähele, et siin üleval on selline kivinutt. Siia kuradi nutta lõin ära. No nii, tundub, et meid ootab ees esimene lumeületus. Ma vaatan, et seal on korralik rada juba sisse käidud, et vast pole hullu. Ja siis sinna ülesse. Libe on ikka. Aga olemegi lume sees. Juulikuus. Teate küll seda laulu. Aga okei, ilma kaamerata on veits turvas. Taha siia alla järve libiseda. Väga pikk tee ei ole. Peale rasket ronimist olen siis teinud uue rekordi. Praegu me oleme siis 2660 meetri kõrgusel. Sinna nägedad pillad. All on tumedad ja üleval on täitsa valged. Et seal all ei saja, sest meie lähme praegu siit nüüd alla päris kõvasti. Kokku just on alla mingi 800 meetrit. Mingi kobras või asi. Just läks kivi alla peitu. Kas me olemegi siin pilve sees? Kohe on selline rõve niiske tunne. Nom. Selle vaata. Okei, see ei tee välja. Siis ikka liigume edasi. Saabusime lõpuks enda välja teenitud puhkekohta. Siin on päris huvitav maastik ümberringi. Päris palju telkimisvõimalusi, aga igal pool on junne täis. Kui te mingit müra kuulete, siis natuke eemal on üks majutuskoht. Tundub, et seal mingi ehitustööd käivad. Telk püsti ja magamiseks valmis. Täna oli iseenesest päris huvitav päev, et näiteks esimest korda käisin üldse Mäestiku järves. See oli väga külm. Ega ma seal kuugil ei ujunud, aga kassin ennast sisse ja sain pesta. Ja sellel matkal siis esimest korda sai lume peal kõndida. Tegime uue kõrguse rekordi. Kahju, see tobe vigastus muidugi justus. Eks see näitabki seda, et kogu aeg lihtsalt mägedes valvel olema ja tähelepanelik olema. Okei, siin tee peal on küll väga tihe liiklus. Midagi haiseb ka siin. Kes peeretas? Sina või? Palun ärge värskeid miine laske. Mis te seisate ka siin? Kell on juba palju. Aeg magama minna. Mis sa seisad? Mine! Mis
üks järjekord. Üritame kõrgemalt mööda lõigata. Aga üks lehm näitab teed. Huvitav, kuhu teie kõik lähete? Mingi miiting on õhtul. Okei. Parema käe reegel, väga hea. Jookseme. Väga hea, laseb mind mööda. Ei, kuule, kus sa jooksed? Niimoodi ei saa kõndida. Mis jätkame enda kõndi ja vaatame, kaugele jõuame.